Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja seekord ma tahaksin rääkida natukene selle Jaanus Kärmandi teemal, kes politsei poolt 31. oktoobril maha lasti. Ühesõnaga, et kuidas ikkagi politsei saab olla nii mõtlematu, et ta ei suuda eriolukordades tegutseda. Kui ma räägin nüüd selle järgi, nagu ma olen videosid näinud ja ka seda, mis on meedias olnud. Et oli see Jaanus Kärman oli liikunud nuga peos rahva seas juba tükk aega, aga ei ole kellelegi nagu viga teinud ega midagi, aga siis kuskilt maalt ühesõnaga, et politseile anti teada, et liigub selline ohtlik inimene, eks ole, ja siis politsei tuli kohale sinna. Aga tekib küsimus, kui politsei tulid kohale, miks siis ei tulnud kohale ka kohe kiirabibrigaad näiteks, et kui inimene on näiteks noaga relvastatud, ühesõnaga, ja politsei on seal, ühesõnaga, et politsei ja selle relvastatud inimese vahel tekib niisugune, no võib konflikt tekkida, et keegi võib viga saada, miks siis kohe kiirabi kohal ei olnud? Ja siis, kui politsei hakkas karjuma selle Kärmani peale, sõnaga, et viska relv maha, siis ajas sellega mehe lihtsalt jälle veel hullemas, kui ta oli, et ta on ju psüühiliselt haige, vaimuhaige inimene, sõnaga, et kuidas ega hull ei täida käsku, kui niimoodi võtta, et oleks siis kas või võinud olla siis selline püstolis mingisugune uinutav süst, et lased nagu karule, sõnaga, taguotsa, et jääb magama või midagi iganes. Ja samas, kui see kui lask oli toimunud, inimene oli juba pikali maas, sõnaga, kas politsei oli nagu hädapätakas seal juures, ta ei suutnud liigutada ega mitte midagi, et ma ei tea, kas ta hoidis veel jalga siis selle mahalastu peal, et kui oleks olnud kiirabigi vähemalt seal, et see oleks saanud inimese päästa. Ja et see on täitsa vastutustundetu, politsei peaks olema väljaõppe kõik sellel alas, igapäevases töös võib igasugust situatsioon ette tulla, aga politsei ei oska käituda ja ma ütlen, et politsei peadirektor ja siseminister peaksid tagasi astuma, et see politsei ikka nii alla igasugust arvestust on. Ja teine asi, ma tahan rääkida, on see, et kui selline hullunud inimene, eks ole, aga samas, kui sa lähed mööda teed või tänavat ja juhtub kuri koer tulema, eks ole, sinu suunas, mida teeb tavaliselt inimene, hakkab vehkima, hakkab karjuma sõnaga ja võtab mingisugune ähvardab sõnaga, aga see on täitsa loll tegutsemisviis, mida rohkem sa hullunud koeragi poole ähvardad ja vehid, seda tigedamaks ta saab. Kui tuleb niisugune koer sulle vastu, jää lihtsalt seisma ja ütle näiteks, et oi kutsu sõnaga ja ole rahulik. Ta tuleb sul juurde, nusutab sara, tee sul mitte midagi. Et inimesed, võtke mõistust pähe, et kui keegi hullunud teiega silm silma vastu juhtub olema, et jääge rahulikuks. Ärge hakake sõimama ega karjuma sõnaga, et olge rahulik. Nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.